tere! Täna räägime Euroopa maksudest edasi. Räägime konkreetsemalt Hollandist. Nad on need, kes tegid viimase sihukese kõige suurema muudatuse ning nüüd kogu Euroopa sisuliselt vaatab, mis saab edasi. Kas nad saavad jätkata, kas nad saavad nii-öelda sisuliselt kopeerida Hollandi varianti või mitte. Või mitte, ma mõtlen selles mõttes, et mitte nii suures ulatuses, sest ilmselt nad kopeerivad nagunii. Lihtsalt võtavad väiksema protsendi. Aga jah, räägime siis sellest, kuidas nagu Euroopa leidis uue koha, kust raha võtta uue maksu, uue nii-öelda hoova. 12. veebruaril see aasta hääletas Hollandi parlament uue maksuseaduse poolt. Esmapilgul võib see kõlada nagu järjekordne tehniline mingisugune maksureform. Midagi, mis puudutab ainult raamatupidajaid, advokaate ja inimesi, kellel on liiga palju aega maksuameti juhendi lugemiseks. Aga tegelikult on tegu millegi palju suuremaga. Holland liigub maksusüsteemi poole, kus investeeringute kasumit hakatakse maksustama mitte ainult siis, kui inimene midagi maha müüb, vaid ka siis, kui tema vara väärtus on lihtsalt paberil tõusnud. Ehk teisisõnu, sa ei ole raha kätte saanud, sa ei ole veel aktsiaid müünud, raha istub endiselt sinu investeerimiskontol, aga riik vaatab, et number on ekraanil suuremaks läinud ja saadab arve. Uue süsteemi keskmes on niinimetatud box 3. Tegeliku tootluse maksustamine. Box 3 on selle süsteemi nimi lihtsalt. Et siis kui nagu hakkate guugeldama, siis saate täpselt vaadata, millega on tegu. Maksumääraks on 36% investeeringute kasvult. Mitte ainult realiseeritud kasvult, vaid ka realiseerimata. See on põhimõtteline muutus. Aastakümneid oli Euroopas investeerimise puhul üsna selge vaikne kokkulepe. Maksad siis, kui müüd, kui kasum on päriselt realiseeritud, kui raha on päriselt käes. Nüüd liigub Holland sellest nii-öelda piirist üle. Ja reaktsioonid olid üsna kõnekad. Seal Elon Musk kommenteeris nii-öelda oma stiilis. Shopify juht Tobi Lutke nimetas seda üheks kõige rumamlamaks asjaks, mida ükski valitsus maailmas praegu ajab. Ja arvestades, mida valitsused maailmas nii-öelda tavaliselt ajavad, on siis nagu juba päris tugev konkurents. Kui keegi ütleb, et see, mida sinu konkreetne valitsus teeb, on ikka täielik jura. Aga küsimus ei ole ainult Hollandis. Küsimus on selles, kas see on ühe riigi maksupoliitiline eksperiment või esimene märk laiemast Euroopa trendist. Sest samal ajal, kui Holland seda seadust läbi surus, töötas Euroopa Komisjon juba vaikselt taustal ühe oma suure raporti kallal. Raporti kallal, mis räägib varamaksudest, kapitalimaksudest, realiseerimata kasumi maksustamisest, pärandimaksudest ja isegi exit taxist ehk lahkumismaksust. See on seletab, mis siis on. Exit tax on ehk siis, kui sul on varad Euroopas, ütleme Eestis. Sul on mingid korterid Eestis, sul on kinnisvara Eestis või siis aktsiad läbi Eestist ostetud. Ja sa soovid nii-öelda oma vara viia välismaale, väljaspool Euroopat, näiteks, ma ei tea, Venemaale, ma ei tea, Iisraelisse, Ameerikasse, Inglismaale, Inglismaa ei ole enam Euroopas. Siis sa pead selle vara pealt maksma lahkumismaksu. Me ei tea, kui suur see on, aga ilmselt piisavalt suur, kuna sellega üritatakse nii-öelda inimesi mõjutada, et nad hoiduksid lahkumist, nad ei läheks ära. Ehk siis
Sükene huvitav olukord, kus sa pead maksma realiseerimata kasumi pealt ja kui see sulle ei meeldi ja sa tahad oma ärid ja asjad viia riigist välja, Euroopast välja, siis sorry, maksa lahkumismaksu. Aga see uuring, mida Euroopa tegi, et ametlikult on see muidugi lihtsalt mingi neutraalne uuring, mille eesmärk on toetada informeeritud debatti. Nagu ikka, paberil on kõik väga rahulik, aga kui seda raportit lugeda, siis tekib tunne, et see ei ole ainult akadeemiline arutelu. See näeb rohkem välja nagu juhend, mida teha. Videoekraanil on ka näha konkreetsemalt, millest ma räägin. Publication of the study on wealth taxation, including net wealth, capital and exit taxes. Ja siin võite ise seda lugeda. Põhimõtteliselt guugeldage lihtsalt nimi ja saate ise natukene kuiva, kuid väga huvitavat lugemist nautida. Ja see nii-öelda juhend, mida edasi teha, kuidas rohkem raha saada riikidel, esitab siukse väga lihtsa küsimus, et kui töötajate maksustamine on juba üsna viimase piirini viidud, siis kelle vara juurde riik järgmisena läheb? Kõigepealt tuleb aru saada, et selline maks, need uued maksud põhimõtteliselt, mis hakkavad tulema, ei puuduta ainult ülirikkaid. See ongi kogu asja üks olulisemaid punkte. Poliitiliselt müüakse varamaks sageli nii, nagu tegemist oleks ainult mingi miljardäride probleemiga, umbes nii, et kuskil on väga rikas inimene, kellel on liiga palju, ma ei tea, jahte, villasi, aktsiaportfelle ning nüüd tuleb riik ja teeb ma ei tea, sotsiaalset õigust viib paika. See kõlab muidugi hästi seni, kuni keegi küsib, et kuidas see nagu päriselus peaks töötama. Võtame näiteks ühe tavalise noore pagari Hollandis. Ta on 26 aastane, ta avas oma nii-öelda väikese pagaripoe. Ta ärkab iga päev kell 4 hommikul, ta teeb tööd, võtab riske, maksab üüri, ostab toorainet, hoiab ettevõtet töökorras ja loodab, et kuu lõpus jääb midagi alles. Nagu paljudel nii-öelda kuidas me nimetada, FIE-d või? Need, kes töötavad iseenda jaoks. Ühesõnaga, paljudel nii-öelda iseseisvatel töötajatel Hollandis ei ole tal näiteks klassikalist tööandja pensionit. Et käid tööl ja siis tööandja maksab osa pensionist ja Eestis on see, et riik paneb ka mingi protsendi. Erinevad riigid on erinevad variandid, aga konkreetne näide Hollandis, kus see sama süsteem on ka teistes Euroopa riikides. Kui paljudes ma ei tea, aga ütleme niimoodi, et kõigil on natuke erinev. Ühesõnaga Hollandis FIE ja riik ütleb talle, et sorry, et sina pensionit ei saa, et kogu ise oma pensioniks. Nii-öelda ole vastutustund. Okei. Ära jää tulevikus nii-öelda ainult riigi peale lootma ja ta seda ka teebki. Ilmselt on neil see tavaline riiklik pension ikka olemas, mingisugune miinimum, mis seal on. Aga see kogumispension, mis Eestis on seda nii-öelda FIE-del siis ei ole. Ja vastutustundlik FIE Hollandis kogubki, iga kuu paneb oma osa sissetulekust mingisuguse indeksifondi aktsiatesse ja mõte on üsna lihtne, et raha kasvab ja selle kasvu pealt nii-öelda aktsia hind tõuseb ja siis, ma ei tea, investeerib uuesti ja siis selle pealt ta nii-öelda seda rahagi kogub. Või siis mingid intressid, kus nagu suurenevad, sõltuvad sellest, kui palju sul seal raha on sisse panustatud. Liitintress nii-öelda. Ja liitintress ei ole nagu mingisugune investeering
maailmas mingisugune maagiline sõna, see on lihtsalt jah, sisuliselt see, et tavalisi inimese raha pannakse nii-öelda pikaajaliseks vara kogumiseks fondi, et ta seal istub ja tiksub. Ühesõnaga, tema raha, tema aktsiad ja tema nii-öelda tulevane pension, mis ta iseseisvalt kogub. Ja nüüd tuleb see uus maksusüsteem. Igal aastal vaatab riik, kui palju tema portfell paberil kasvas ja maksustab sellest kasvust 36%. Ta ei ole seda kasumit realiseerinud, ta ei ole ühtegi eurot oma kontole võtnud. Ta näeb lihtsalt investeerimisplatvormil või kuskil pangas suuremat numbrit. Aga maksuamet ei taha nii-öelda virtuaalset, fiktiivset, teoreetilist raha. Tema tahab päris raha. Tema tahab, et sa maksaksid talle selle kasvu pealt raha. See aasta. Et kui tema kui selle Hollandi tüübi pagari investeeringud tõusevad ühel heal aastal näiteks 15 000 euro võrra, väga hea aasta on, siis tähendab 36% see maks, et ta peab umbes maksuametile see aasta maksma 5400 eurot. Kus ta võtab selle raha? Tal ei pruugi olla niisama nagu kontol 5400 eurot. Ta võib samal ajal nagu võidelda nii-öelda, kuidas nii-öelda öelda, väikeettevõtte kasumlikkuse nimel, et sellest ettevõttest saaks nagu midagi. Tal on veel energiakulud, tal on üür, tal on tööjõukulud, tal on tooraine hinnad, mis iga aasta suurenevad. Kõik need asjad ei kao kuhugi, ainult sellepärast, et aktsiaturg oli see aasta nii-öelda natukene rohelisem kui muidu. Nii et tal on sisuliselt üks realistlik valik. Müüa oma mingi osa investeeringutest maha, et maksta maksu kasumi pealt, mida ta tegelikult ei saanud kätte. Ja see ei tähenda ainult seda, et 5400 eurot läheb nii-öelda maksuametile. See tähendab ka seda, et tema tulevane tootlus väheneb, sest igal aastal lõikab riik osa rahast enne ära. Enne kui see nii-öelda liitintress või nende aktsiate hinnatõus jõuab nagu midagigi koguda. Ja see ongi sellise nagu süsteemi kõige olulisem ja praktiline mõju. See ei karista ainult rikkust. See aeglustab vara kogumist nendele inimestele, kes nagu soovib nagu, ma ei tea, näiteks vaesusest või välja saada sisuliselt. Mitte ainult miljardäri jaoks, vaid ka inimese jaoks, kes lihtsalt üritab oma vanaduse jaoks koguda. Nii, aga miks siis Holland tegi sellise nagu käigu? Et oluline on aru saada, et Holland ei jõudnud siia lihtsalt sellepärast, et ühel hommikul otsustati hakata inimesi nii-öelda realiseerimata kasumi pealt nagu maksustama. Taust on natuke keerulisem. 21. aastal lõi nagu Hollandi ülemkohus vana investeeringute maksustamise süsteemi maha. See tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks. Probleem oli selles, et vana süsteem ei maksustanud inimesi selle järgi, mida nad päriselt teenisid, see maksustas neid selle järgi, mida riik eeldas, et nad teenisid. Ehk riik kasutas mingisugust oletuslikku tootlust, mitte tegelikku tootlust. Ja kohus ütles, et nii ei tohi. Sa ei saa nagu maksustada inimest tulu pealt, mida ta tegelikult ei saanud. Pärast seda püüdis valitsus leida alternatiive, aga iga lahendus kukkus mingil põhjusel läbi. Mõni oli nagu juriidiliselt nõrk, mõni oli praktiliselt raskesti jõustatav
mõni oli liiga kallis. Ja iga aasta, mil uut süsteemi ei olnud, vähendas riigieelarvel umbes 2,3 miljardi euro suurust auku. Mäletate eelmine teema? Iga aasta on rohkem raha ja iga aasta on suurem eelarve puutujääk riigil. Hollandil on täpselt sama asi. Aga lõpuks jäi alles lahendus, mis pidi nii-öelda maksustama tegelikku tootlust. Aga tegelik tootlus hõlmab uue süsteemi järgi ka realiseerimata tootlust. Ja seadus peaks jõustuma 2028. aastal. Ja kui see jõustub, siis vaatavad seda väga tähelepanelikult ka teised Euroopa rahandusministrid. Mitte sellepärast, et kõik oleksid järsku mingi hollandlaste maksusüsteemi fännid, vaid sellepärast, et paljudel riikidel on sama probleem. Raha on vaja, kulud kasvavad, demograafia halaneb, võlg on kõrge ja klassikaline maksustamisbaas hakkab järjest kitsamaks jääma. Nüüd jõuame selle Euroopa Komisjoni raportini, mis mul ekraanil on. 15. aprillil, umbes 2 kuud pärast Hollandi hääletust, avaldas siis Euroopa Komisjon uuringu, mis käsitles varamaksustamist. Täpsemalt netovaramakse, kapitalimakse ja lahkumismakse. 2 köidet. Volume 1, Volume 2, ka Executive Summary on siin olemas. Ja kokku on umbes 420 lehekülge. Ametlikult oli tegemist 2024. aastal tellitud uuringuga, mis pidi aitama paremini mõista varamakse ja nende mõjusid. Kõlab väga neutraalselt, väga akadeemiliselt. Selline, et enamik inimesi ei loe seda kunagi, mis ongi tihti selliste dokumentide suurim poliitiline eelis. Aga raporti sisu on palju konkreetsem. Seal käsitletakse 5 peamist maksukategooriat. Netovaramaks. Siin on. Mis ma ei hakka seda lugema. Ma mõtlen mitte siin. Aga 5 põhilist maksukategooriat. Netovaramaks, realiseerimata kasumi maksustamine, realiseeritud kasumi maksustamine, pärandi ja kinkemaksud ning exit taxid ehk lahkumista maksud inimestele, kes tahavad oma vara või elukoha süsteemist ehk siis Euroopa Liidust välja viia. Ainuüksi realiseerimata kasumi maksustamisele on pühendatud umbes 20 lehte. Ja raport ei käsitle seda ainult abstraktse ideena. Seal ehitatakse sellele sisuliselt argument üles. Keel on samuti huvitav, mida nad kasutavad. Seal ei öelda nagu lihtsalt, et see on vastuoluline idee, ei öelda ainult, et selle üle on vaieldud. Seal kasutatakse sõnastut, et see on esile kerkinud tööriistana. See on poliitilises keeles oluline erinevus. Kui mingi asi on vastuoluline idee, siis seda peab veel ettevaatlikult kaitsma. Kui see on tööriist, siis küsimus muutub. Enam ei küsita ainult sellepärast, kas seda peaks tegema, küsitakse, kuidas seda teha. Ja sisuliselt ka sellepärast ongi mu mõte selles, et varem või hiljem, aga pigem varem, jõuavad need uued maksud ka Eestisse. Kusjuures nad ei pea võib-olla isegi Eestisse jõudma, nad võivad läbi Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni tulevad mingisugused solidaarsusmaksud näiteks. Aga lugege, tundke huvi, teie raha ikkagi.
Aga jah, see sõnastus ongi see, mis nagu toob selle vahe sisse. Raport ei ole lihtsalt ühe maksukirjeldus. See on palju laiem käsitlus sellest, kuidas Euroopa riigid võiksid tulevikus varalt rohkem raha koguda. Üks osa nii-öelda sellest raportist käsitleb siis pärandit. Praegu on mitmes Euroopa Liidu riigis süsteem selline, et kui inimene hoiab aktsiaid kogu elu ega müü neid kunagi maha, siis kogu elu jooksul kogunenud kapitalikasum võib nagu sisuliselt maksustamata jääda. See on mitmes Euroopa Liidu riigis, ma ei mäleta, kuidas Eestis endab. Uurige. Uuesti jälle ütlen, see on teie raha. On näitena, näiteks ostad aktsiaid seal 100 000 euro eest, aastatega kasvab nende väärtus seal 1 miljoni euroni. Paberil on sul 900 000 eurot kapitalikasumit. Aga sa ei müü neid ja siis sa lihtsalt sured nagu vanaduses ära. Lapsed pärivad aktsiad ja maksusüsteem võib käsitleda neid nii, nagu nende soetusväärtus oleks juba uus ja kõrgem hind. Ehk see 900 000 euro suurune kasv kaob maksustamise mõttes koos nii-öelda selle surmatunnistusega. Morbiidne, aga nii need seadused on. Erinevates riikides on siin erinevad reeglid. Erinevad lävendid, erinevad seal erandid ja nii edasi, nii edasi. Aga raporti põhimõte on selge. Elu jooksul kogunenud realiseerimata kapitalikasum võib jääda maksustamata. Ja seda käsitletakse probleemina. Raport viitab, et see lünk tuleks sulgeda. Tõlkes võetud, see on ilmselt siin loophole või midagi sarnast. Jällegi, poliitiliselt kõlab see kuidagi väga lihtsalt, aga kes ikka tahaks kaitsta erinevaid maksulünki. Loophole. Aga praktikas puudutab see küsimust, kas pered saavad vara põlvkondade vahel edasi anda või peab iga põlvkond uuesti riigiga arveldama, kui paberil on väärtus kasvanud. Ja siin ei räägi me ainult oligarhidest nii-öelda, nendest top 10 ja top 1% Euroopa rikastest. Siin me räägime ka pereettevõtetest, taludest, korteritest, investeeringutest ja väiksematest portfellidest, mis on nagu aastakümnete jooksul kogunenud. Käsitletakse raportis ka netovaramakse. See tähendab maksu mitte selle pealt, mida sa teenid, vaid selle pealt, mida sa nii-öelda omad. Euroopa Liidus on praegu ainult üks riik, kus selline netovaramaks selgelt eksisteerib. See on Hispaania. Seal on nii varamaks kui ka nii nimetatud solidaarsusvaramaks. Saksamaa proovis omal ajal samuti netovaramaksu, aga pidi sellest loobuma pärast seda, kui kohtud leidsid, et süsteem on põhiseadusega vastuolus. Saksamaa osas on ka see, et minu meelest nad hiljuti selle kuu jooksul või eelmise kuu jooksul, ma ei mäleta. Nad olid üpris pahad sellepärast, et vanad sakslased viisid oma vara Saksamaalt välja ja läksid visuliselt sinna mingisugusesse Bulgaariasse, Kreekasse, nii-öelda soojamatesse maadesse koos oma rahaga. Ja neile see väga ei meeldi. Ilmselt nad võtavad ka siis selle exit-taxi sisse. Saksamaalt lahkud, maksa. Aga Euroopa Komisjoni raport ütleb sisuliselt, et teised riigid peaksid sellele siiski tähelepanu pöörama. Raportis kasutatakse argumente, et varaga seotud makse võiks tugevdada, et vähendada varalist ebavõrdsust.
ja tagada nii-öelda väga jõukate õiglane panus riigi rahandusse. Jällegi paberil kõlab kõik korrektselt. Samas, meil siin idabloki inimestel kõlab natukene kommunistlikult. Aga jah, kes ei tahaks nagu õiglast panust. Aga küsimus on selles, kuidas määratleda õiglane. Kuidas seda jõustada, kuhu see piir nagu lõpuks liigub. Sest maksudega on sageli nii, et alguses räägitakse ainult väga jõukatest, hiljem avastatakse, et väga jõukaid ei ole, eelarveaukude täitmiseks piisavalt palju, siis hakkab ring natukene laienema ja siis natuke veel. Ei tähenda, et iga varamaks muutub nagu automaatselt mingisugune, ma ei tea, keskklassi maksuks. Aga Euroopa demograafilise ja eelarvelise surve juures tasub sellist dünaamikat vähemalt märgata. Kõige huvitavam on selle raporti juures see, et see ei piirdu maksuliikide loetlemisega. See käib läbi ka nii-öelda vastuväited. Näiteks üks kõige ilmsem vastuväide realiseerimata kasumi maksustamisel on likviidsusprobleem. Inimesel võib olla vara, mille väärtus on kasvanud, aga tal ei pruugi olla sularaha maksu maksmiseks. Raport vastab sellele Hollandi andmetega ja väidab, et ainult umbes 1% maksumaksjatest koges likviidsusprobleeme. Me leiame siit ülesse. Distribution or revenue aspects reason to for repeat lessons learned. Exit taxes on analysis capital farm. Inheritance tax, revenue distribution. Ma ei mäleta, kus kohas ta siin oli. Ühesõnaga. Loete ise. Te olete tublid inimesed, saate inglise keelega hakkama. Kui ei saa, siis võib-olla neil on ka eestikeelne tõlge, ei tea. Võib-olla. Aga võib-olla raportite osas ei ole. Aga raport vastab, et Hollandi andmete järgi kõigest 1% maksumaksjatest oli mingi likviidsusprobleem. Järeldus on, et likviidsusmured on päris, aga neid võiks olla võimalik nagu juhtida mingisuguste sihitud leevendusmehhanismidega. Ja see on väga tüüpiline tehnokraatlik vastus. Probleem on selles, et probleem on olemas, aga ärge muretsege, me loome mingisuguse mehhanismi. Ja mehhanism töötab kindlasti hästi, sest ta on raportis olemas. Teine vastuväide on see, et rikkad võivad lihtsalt ära minna või kasutada maksude edasi lükkamiseks keerulisi struktuure. Raport ütleb sisuliselt, jõukamad saavadki praegu maksustamist paremini vältida, minimaliseerida või määramata ajaks edasi lükata. Ja see süvendab aja jooksul ebavõrdsust. Korduv realiseerimata kasumimaks võiks sellised strateegiad piirata. Siin on näha nagu mõtteloogika. Kui inimene ei müü vara, siis maks ei laeku. Kui maks ei laeku, siis tuleb leida viis, kuidas vara kasvust ikkagi maks kätte saada. Kui inimene kolib ära, siis tuleb mõelda lahkumismaksule. Kui pärandiga kaob kasv maksustamise alt ära, siis tuleb mõelda pärandireeglite muutmisele. Üksikutena võivad need kõik tunduda nagu tehnilised arutelud, nagu mingid tehnilised arutelud, aga kui neid kõiki koos vaadata, tekib selline muster. See ei ole enam ainult küsimus ühest maksust, see on maksupoliitiline tööriistakast, nende eurooplaste tehnokraatide lemmiksõna. Ja nüüd on see tööriistakast kõigil Euroopa rahandusministritel laual. Aga siit tulebki nagu ka kõige üks oluline küsimus, et miks see kõik toimub just praegu.
miks avaldab Euroopa Komisjon 420 leheküljelise raporti varamaksude kohta just ajal, mil Holland liigub realiseerimata kasumi maksustamise poole? Üks võimalik vastus on väga lihtne. Noh, me varemgi rääkisime Euroopa riikide kuidas me ütleme, eelarve matemaatika on katki ehk siis probleemid eelarvega. Võtame Itaalia. Itaalia riigivõlg on umbes 137% SKP-st. See tähendab, et riik võlgneb rohkem kui kogu majandus ühe aastaga toodab. Aga veel olulisem on intressikulu. Mitte võlg ise, vaid ainult selle teenindamine. Itaalia maksab intressideks üle 90 miljardi euro aastas. See on umbes sama suurusjärk kui kogu riigi haridussüsteemi kulu. Koolid, õpetajad, ülikoolid ja nii edasi. Ehk riik maksab lihtsalt võla kaasas kandmise eest summa, mis on võrreldav terve haridussüsteemiga. Ja see on päris kainistav number. Ja Itaalia ei ole ainus riik, kellel on probleem. Prantsusmaa kulutab pensionidele rohkem kui üksi teine Euroopa Liidu riik. Umbes 14-15% SKP-st. Ja isegi pärast pensioniea tõstmist 64 peale, eluaasta peale, mis tõi tänavatele mingi üle miljoni nagu protestija, on süsteem endiselt defitsiidist. Hispaanias on praegu umbes 2,6 töötajat iga pensionäri kohta. See on, pensionisüsteem on enga surve all. Aga ennult ka rääkisime kogu aeg demograafilistel põhjustel, probleemidel muutub see nii-öelda arv töötajaid pensioniealiste kohta väiksemaks. 50. aastaks on neil umbes 1,6 töötajat pensionäri kohta. Saksamaal on praegu näiteks iga 5 inimene üle 67 aasta vana. 35. aastaks, 10 aastat pärast, on iga 4. sakslane üle 67 aasta vana. See on haiglaselt suur number. See tähendab, et 10% kasvab vanemaealiste osakaal väga järsult. Ja siin tekibki demograafiline kriis väike. Vähem töötajad tähendab vähem maksutulu. Vähem maksutulu tähendab rohkem laenamist. Rohkem laenamist tähendab suuremaid intressimakse. Suuremad intressimaksed jätavad vähem raha pensioniteks, tervishoiuks ja muudeks kuludeks. See omakorda suurendab survet alles jäänud töötajatele. Ja neid töötajaid jääb samal ajal aina vähemaks. Ja selles tsüklis ei ole ühtegi sammu, mis eelmise probleemi ise nagu ära parandaks. Sellises olukorras on valitsustel teoreetiliselt mitu valikut. Nad võivad kärpida pensione ja tervishoidu, aga see on poliitiliselt väga keeruline, sest pensionärid hääletavad ja tervishoid puudutab kõiki. Arvestades, kui mõne aasta pärast on 4% pensionäre, sest siis on sul 4% riigi valijatest, kes mitte mingil juhul ei hääleta selliste poliitikute poolt. Nad võivad, valitsused võivad ka näiteks proovida raha juurde trükkida, aga euroalas ei ole see ühegi riigi enda otsus. Selleks on vaja Euroopa Keskpanga ja kogu rahapoliitilist raamistikku, et seda teha. Riigid võivad näiteks tõsta tööjõu ja tulumaksu veelgi, aga see vähendab ostujõudu, surub majanduskasvu ja võib lõpuks kahjustada just seda maksubaasi, millelt raha kogutakse. Kui tulu ei saa enam palju tugevamalt maksustada, ilma majandust lõhkumata, siis hakatakse vaatama vara poole.
säästud, investeeringud, kinnisvara, pärandid, kapital, ettevõtte osalused ehk raha, mis on juba kuskil olemas. See ongi põhjus, miks varamaksud muutuvad Euroopa poliitikas järjest atraktiivsemaks. Mitte tingimata sellepärast, et poliitikud oleksid järsku leidnud mingisuguse uue moraalse suuna, pigem sellepärast, et eelarved vajavad raha ja vanad lahendused ei tööta enam nii hästi. Turg pidi ju kõik ära lahendama, aga millegipärast vajab iga suurem kriis lõpuks jälle rohkem raha maksumaksja rahakotist. Aga jah, sisuliselt Holland on meil test näidis. Et Holland ületas selle piiri, kus enam ei saa niisama raha, vanu makse nagu tõsta. Sest tema senine süsteem, mis tal ennem oli, kukkus kohtus läbi. Ja alternatiivid olid kas ebaseaduslikud, ebapraktiliselt või liiga kallid. Aga kui see süsteem, uus süsteem 2028. aastal tööle hakkab, ei vaata teised Euroopa riigid seda kõrvalt nagu mingisugust huvitavat värki, mida lihtsalt mingisugune Euroopa teine riik tegi. Nad vaatavad seda kui katset. Kas seda saab tehniliselt rakendada, kas maksuamet suudab seda hallata, kui suur on vastupanu, kui paljud inimesed kolivad ära, kui palju raha laekub, kui tugevad on kohtuvaidlused. Kui vastus on valitsuste jaoks piisavalt talutav, siis võib sellest saada uus mudel. Mitte üleöö, Euroopa Liidus ei jää sealt nii kähku. Et homme tuleb mingi üks direktiiv ja siis kõik 27 riiki maksustavad kohe realiseerimata kasumi pealt. Protsess on aeglasem. Üks riik proovib midagi, Brüssel järgib, siis tuleb raport. Teised riigid loevad raportit, siis mõni riik teeb oma versiooni, siis teeb praktika, siis muutub see ühe riigi lahendusest järk-järgult tavaliseks uueks maksupoliitikaks. See ei ole vandenõuteooria, see on institutsionaalne muster. Ja see muster on kõigile nähtav. Räägime siis poliitilisest vastureaktsioonist. Hollandis oli vastureaktsioon olnud päris tugev. Prints Konstantin vist, ma ei tea, kus neid Hollandi nimesi. Nende prints, Hollandi kuninga verd, Hollandi kuninga vend ja valitsuse enda startup valdkonna erisaadik ütles sisuliselt, et Holland ei ole enam ettevõtlusele avatud. Riigi suurim ettevõtlusorganisatsioon VNO-NCV mõistis maksu hukka ja kui majanduskasvu ohustava sammuna. Maksunõustajad on teatanud, et järsult on kasvanud päringud kolimise kohta riikidesse, millel ei ole Hollandiga samasugust maksuseost. Ka rahvusvaheline meedia reageeris kiiresti. Briti Telegraph seal, Austraalia väljaanded, investeerimisblogid, pealkirjade toon oli üsna selge. Seda ei nähtud lihtsalt väikeste tehniliste muudatustena, vaid millegi uuena. Kanada tunneb huvi selle uue maksusüsteemi osas, nii et võib-olla ka nemad võtavad osa sellest. Vastuseis oli nii tugev, et Hollandi rahandusminister tunnistas avalikult, et midagi ei ole selle protsessiga hästi läinud. Aga siis, kui paljud eeldasid, et seadus läheb tagasi mingi ümbertegemisele, tuli sõnum, et seaduse põhialused ei muutu. Ametlikult on kõik kontrolli all, mis tavaliselt tähendab, et keegi koostab ju uut kriisiplaani. Ja nüüd on tal laual Euroopa Komisjoni 420 leheküljeline raport, mis annab kogu selle suunale märkimisväärselt rohkem intellektuaalset ja poliitilist tuge. Ning sama raport on olemas ka ülejäänud
26 Euroopa Liidu rahandusministril. Kui see oleks ainult üks raport, öelda, Brüsselis ilmub neid raportid iga nädal, enamik neist tuleb vaikselt PDF-failina kuskil ametniku kaustas. Aga samal ajal toimub ka päris poliitika. Umbes 12 päeva enne Euroopa Komisjoni raporti avaldamist kiitis Belgia heaks kapitalikasumi maksu. 10% maks aktsiatelt, võlakirjadelt ja krüptolt. Belgia ei olnud varem erainvestorite kapitalikasumit samal viisi maksustanud. Aastakümneid oli olukord teistsugune, aga alates 1. jaanuarist muutus see. See ei ole sama asi, mis Hollandi realiseerimata kasumi maksustamine, aga see liigub samas nii-öelda laiemas suunas. Investeeringutelt, kapitalilt ja varalt raha kogumine muutub poliitiliselt järjest normaalsemaks. Kui riigid avastavad, et tööjõu maksustamisel on piir ees, siis kapital muutub ahvatlevaks lihtmärgiks. Jõuame järgmise punkti juurde. See on niisugune ka oluline punkt, mis üldiselt räägitakse nagu vähem. Et selliste maksude jaoks ei pea riigid kogu süsteemil nagu nullist üles ehitama. Suur osa finantsjälgimise infrastruktuurist on juba olemas. Kui sa näiteks avad Amsterdamis mingi maakleri konto ja ostad ühe indeksfondi, siis pank raporteerib selle Hollandi maksuametile. Hollandi maksuamet jagab seda infot automaatselt paljude teiste riikidega. Selle süsteemi nimi on Common Reporting Standard ehk siis CRS. Sisuliselt liiguvad pangakonto ja investeerimiskonto andmed riikide vahel automaatselt. Nii et sinu säästukonto väljavõte võib reisida rohkematesse riikidesse kui enamik inimesi terve elu jooksul. Ja see ei piirdu ainult klassikaliste pangakontodega. Krüptovarad liiguvad samuti suurema läbipaistvuse all. Selleks on DAC 8 direktiiv. Ettevõtete tegelike kasusaajate andmed seotakse Euroopa Liidu liikmesriikide vahel süsteemi kaudu, nagu Boris. Ehk kui poliitikud otsustavad vara, kapitali ja investeeringuid tugevamalt maksustada, siis tehniline alus ei ole enam nii-öelda tulevikuprojekt. See on juba olemas ja see töötab juba. Vaja on pigem poliitilist otsust, õigluslikku raamistikku ja piisavalt head selgitust, miks see kõik on loomulik, õiglane ja vältimatu. Nagu ikka, kõigepealt tuleb kriis, siis tuleb raport, siis tuleb ajutine või sihitud lahendus. Ja mõne aja pärast on see lihtsalt uus normaalsus. Ja küsimus on, kas see tuleb kogu Euroopasse. Siin tasub olla ettevaatlik. See ei tähenda, et järgmise aasta tuleb üks suur Euroopa Liidu direktiiv ja kõik riigid hakkavad korraga realiseerimata kasumit maksustama, nagu ma enne ütlesin. See ei tööta nii. Maksud on liikmesriikide jaoks tundlik teema. Igal riigil on oma põhiseaduslik raamistik, oma kohtud, oma poliitiline kultuur ja oma vastupanuvõime. Mõnes riigis võib selline uus maks nagu kohtus läbi kukkuda. Mõnes riigis võib poliitiline vastusseis olla liiga tugev. Mõnes riigis võib kapital lihtsalt liikuma hakata. Mõnes riigis võib süsteem otsustada, tehniliselt on see liiga raske. Aga trend on selgelt tähtis. Holland testib realiseerimata tootluse maksustamist, Belgia liigub kapitalikasumi maksu suunas. Euroopa Komisjon avaldab pika raporti varamaksude võimalusest. Demograafiline surve kasvab, riigivõlad on kõrged. Pensioni ja tervishoiusüsteemid muutuvad kallimaks. Kõik need asjad osutavad samas suunas. Riigid hakkavad otsima raha sealt, kus seda veel on. Varast, investeeringutest, päranditest ja kapitalist. Ja suur pilt on see, et Euroopa heaoluriikide vanad eeldused
hakkavad järjest rohkem surve alla sattuma. Pikka aega toimis süsteem eeldusel, et töötajaid on piisavalt, majanduskasv kasvab piisavalt, võlga saab hallata ja poliitikud saavad lubada järjest suuremaid kulutusi ilma väga valusate valikuteta. Nüüd on pilt muutumas. Rahvastik vananeb, töötajate osakaal väheneb, võlg on kallim, intressid on kõrgemad, pensionid ja tervishoid neelavad järjest suurem osa eelarvest. Ja samal ajal ei taha ükski valitsus valijatele öelda, et selline mudel ei pruugi enam matemaatiliselt sobida. Nii tuleb leida uus maksustamisbaas. Ja varandus on järgmine loogiline sihtmärk. See ei tähenda, et iga varamaks oleks automaatselt halb või et kõik vara või kõik maksud kapitalilt oleksid ebaõiglased, kõik vajab raha. Avalikud teenused maksavad ja nii-öelda ebavõrdsus on päris küsimus. Maksusüsteem peab olema toimiv ja õiglane. Aga samas on oluline küsida, milline ühiskond seda kõike nagu loob. Kui inimene töötab, säästab, investeerib ja proovib oma pere tulevikku kindlustada, siis kui palju sellest on lõpuks tema enda kontrolli all. Kui reegleid muudetakse poole mängu pealt, siis kui palju usaldust alles jääb. Ja kui iga kriisi lahendus on see, et riik leiab uue koha, kust raha võtta, siis ühel hetkel ei ole küsimus enam ainult maksudes, küsimus on selles, kas kodanik on riigi partner või lihtsalt järgmine bilansirida. Hollandi eksperiment annab sellele küsimusele lähiaastatel üsna praktilise vastuse. Ja ülejäänud Euroopa vaatab pealt. Mitte huvist akadeemilise debati vastu, aga vaid väga lihtsalt põhjusel. Neil kõigil on sama probleem. Raha on vaja. Ja kui tulu enam piisavalt ei anna, siis hakatakse vaatama vara poole. Järgmine, eriti vajalda osa sellest raportist puudutab ka exit taxi. Maksu inimestele, kes tahavad oma vara või elukoha süsteemist välja viia. Ja see on juba omaette teema. Sest kui riik mitte ainult ei maksusta seda, mida sa omad, vaid hakkab ka maksustama seda, kui sa tahad lahkuda, siis ei räägi me enam ainult maksupoliitikast, me räägime kontrollist. Aga jah, ma arvan, selle teemaga on kõik. Tegelikult ei. Eelnevas videos, kus ma rääkisin Saksamaast ja Lõuna-Koreast, on ka osa, mida ma võin rääkida siin. Immigratsiooni suurendamine ei päästa neid riike antud olukorrast, sest jah, ta võib nii-öelda ajaliselt seda probleemi edasi lükata, aga ta ei lahenda seda probleemi. Aga arvan, et aitab küll.